Ja suur tänu. Mina esitan arupärimise iseenda ja ainult iseenda nimel, nagu ma olen teatavasti, puutuvalt lennukite poolt atmosfääri jäetavate laialivalguvate jälgede kohta. See arupärimine sai esitatud juba mullu novembris, aga Riigikogu juhatus või õigemini Lauri Hussar Riigikogu juhatajana otsustas selle tagastada, kuna väidetavalt see ei olevat kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega, nimelt paragrahvis 139 sätestatuga, mille kohaselt arupärimine peab puutuma ministri võimkonda reguleerivate õigusaktide täitmist. Ma siis sõnastasin arupärimise sellisel viisil ümber, et selle puutumus ministri võimkonda puutuvate õigusaktide täitmisesse oleks väljaspool kahtlust. Teatavasti atmosfääriõhu kaitse seadus kehtestab paragrahvis 1, et Eesti Vabariigi territooriumil välisõhu keemilise ja füüsikalise mõjutamise kohta esitatavad nõuded kehtestab need nõuded ja sätestab ühtlasi spetsiifiliselt, et õhukvaliteedi juhtimist, sealhulgas õhukvaliteedi hindamist korraldab Kliimaministeerium. Ja arupärimine ongi suunatud energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutile. Ja ma tean, et paljud naeruvääristavad seda muret, mida on väljendanud väga paljud inimesed, vähemalt minu tutvusringkonnad, mis puudutavad neid valgeid jälgi, mida lennukid jätavad taevasse. Aga ma arvan, et ei ole põhjust naeruvääristada. Kui inimestel on mure, siis tuleb seda adresseerida. Ja seda ongi selle arupärimisega üritatud teha, et küsida, kas on uuritud, millega on nende jälgede näol tegemist, kuidas on seda kontrollitud, kas toimub mingisugust aineosakaste piserdamine atmosfääri õhku, kui jah, siis millistest eesmärkidest lähtuvalt, millistele õiguslikele normidele tuginedes, kas selleks on saadud vastavad load, kes neid lubasid väljastab, kellele ja nii edasi. Nii et käiksime selle küsimuse asjalikult ministriga üle, ilma naeruvääristamispüüdluseta, et pilt saaks selgemaks. Aitäh!